pikemas perspektiivis. Nii, aga Tartumaalt on siis Aare Tamm, kes oli ka natukene nõus üles astuma ja rääkima meile. Kas sa oled valmis selleks? Nii, kuulame teda. Aplaus! Daamid ja härrad, tsaari ajal oli Eestis üsna hea elu. Maaelu veel eriti õitses ja inimesed olid suht rahul. Põllumeestel läks hästi, müüsid kaupa Peterburi ja üle ilma laiali. Tuli Eesti aeg, Eesti ajal tegi Eesti valitsus, eestlaste valitsus Eesti rahvale ja põllumeestele ühe pika 20-aastase pai, võiks nii öelda küll. Siis tulid meile sovjetid. Sovjetid muidugi lubasid kõik anda rahvale ja mida kõike veel nad seal kokku valetasid. Reaalselt võeti ju maa ja kõik vara inimestel käest ära ja pandi nad maksustati surnuks ja saadeti surma ja Siberisse. Nüüd oleme omadega nii kaugel, et meil on jälle Eesti aeg, aga millegipärast nagu pai ei taheta hästi teha. Kummaline küll, peaks ju meie oma valitsus olema ja puha. Kõik on ilmselt kuulnud sellest, kuidas on siukene suur üritus nagu Maailma Majandusfoorum. Seal on Klaus Schwab, kes on sellise moto käinud välja, et sinul ei ole midagi ja sa oled õnnelik. Noh, sinul ja minul. Aga huvitav, kellel siis on, kui sinul ja minul enam ei ole? Kellegil ju siis on päris hoolega. Aga kuidas siuke olukord saaks tekkida, et sinul ja minul midagi ei ole ja me oleme väga õnnelikud? Ilmselt tuleks siis meie käest vist kõik nagu ära võtta. Mina küll ei taha anda. Aga miks need maksud tõusevad? No ilmselt tahetaksegi meie käest rohkem ära võtta siis. Vähemalt mulle nii tundub. Aga ei tahaks kuidagi anda. Me peaksime vist vastu hakkama ja hoolitsema selle eest, et nende plaan ei läheks läbi. Meie valitsuse liikmetel on isegi olnud osadel selline märk rinnas. Maailma Majandusfoorumi ja märk. Kuidagi kummaline, et meid valitseb selline valitsus, kes töötab mitte meie heaks, vaid hoopis nende heaks, kellel see moto on, et sinul ei ole midagi ja sa oled väga õnnelik. Aga kuidas saaks olla inimene, kellel midagi ei ole, väga õnnelik? Ainukene võimalus, mis pähe tuleb mulle, et võib-olla ta on purjus või mõne aine all või. Aga üks variant on veel. Ja see on see, et kui me oleme kõik vaesed hästi ja meil midagi ei ole ja siis keegi tuleb, annab meile näiteks natuke süüa ja lubab kuskil elada. Mulle see õnn sugugi ei meeldi. Aga kuidas me seda õnne vältida saaksime? Vältida saaksime ilmselt niimoodi, et valime endale ennast valitsema sellised jõud, kes tahavad, et meil oleks ikka kõike ja hästi palju ja elaksime hästi, et meil oleks odav energia ja me üldse riik hoolitseks meie eest, meie laste eest. Võõraste eest võib ka natuke hoolitseda, aga siis kui enda eest, oma inimeste eest on ära hoolitsetud, eks ole ju. Ühesõnaga, selleks, et selline valitsus saaks võimule, tuleb meil minna õigel päeval valima ja valida EKRE kandidaatide poolt. Aitäh! No nii, tundub, et inimestel on hakanud vist vaikselt viisi külm. Ma saan aru, on täiesti mõistetav. Nemad seal, kes seal saalis istuvad, nemad ikka arutlevad alles esimese punkti üle. Ja tundub, et siin on vist niivõrd palju aega neil, et ega nad ei taha väga seda tempot ka tõsta, sest selleks ajaks, kui nad selle punkti, olulise punkti juurde jõuavad, siis loodavad ilmselt võib-olla ka selle peale, et siis võib-olla on inimesed külma pärast ära läinud. Ja, no eks me saame aru, see on ilmselt üks strateegia praegu antud hetkel. Nii, aga mis meil on